Seekord me sõitsime Lofootidele, et vaadata traditsioonilisi kalurite maju, ilusaid randu, kõige Instagramset kohta ning lõpmatu hulga kaunite maastike ja mäge. Sõitsime autoga, sõitsime laevaga Tallinnast Helsingisse ja suundusime kaugele põhja. Kuna meie teekond oli pikk ja põhjaeesmärk oli jõuda Norra, siis peatusime tegime vähe, kuid üks koht tee peal jäi meile silma ja tahame seda teile näidata. E75 maanteed mööda sõites on võimatu mitte märgata Vaskekello kellamuuseumit. Selle koha avati 1973. aastal tavalise perekohvikuna ja ukse kõrvale riputati sümboline kellukest. Just see kelluke oli kollektsiooni aluseks. Kohviku omanik hakkas koguma kellukesed ja suured kellad üle maailma. Hetkel siin saab näha üle 1500 erinevaid kellukest. Julgelt võib väita, et see on kõige suurem kellamuuseum maailmas. Rootsi Lapimaa serval, Norra piiril, asub Rootsi esimene riiklik looduskaitsepark Abisko, mis moodustati 1909. aastal ja mis on tänapäeval väga populaarne turistide seas. Abisko pindala on 77 ruutkilomeetrit ja ta on külastajatele avatud aastaringselt. Abisko on tähelepanuväärne ka selle poolest, et siin algab Rootsi kuulsaim matka- ja suusarada Kuningarada, mille pikkus on 450 kilomeetrit. Abisko on maaliline ja huvitav koht. Soovitan väga seda külastada, kuid mitte mööda minnes, siin tuleb kauemaks peatuda, et tunda selle koha ilu ja looduse võimsust. Suurim järv, mäed, tormilised jõed ja joad, suvel siin saab nautida valget ööd ning talvel on Abisko park ideaalne koht virmaliste jälgimiseks. Tee Lofootidele kulgeb mööda E10 maanteed, mis algab Rootsi linnast Luleå, läbib Rootsi Lapimaad ja kogu Lofootide saarestiku ning lõpeb O-külas. Maantee E10 kannab Virmaliste tee või Kuningas Olavi 5. tee. Selle pikkus 850 kilomeetrit. Tee on väga maaliline. Norra poole sõites me praktiliselt ei kohanud mööda sõitvaid autod, kuid tee ääres jalutasid hirved, mis üldse ei ole siin haruldane. Autoga sõites olge väga ettevaatlikud, nad ei karda inimesi ning ei kavatse teile teed anda. Veel 20 aastat tagasi Lofootide sarestikule tundmatu paik, kus elasid vaid kalurid. Kuid kõik muutus 2007. aastal, kui rajati saari mandriga ühendav kiirtee E10. See on üks Põhjamaa ilusam tee, mis läbib Abisko looduskaitseala Rootsis ja kõik Lofootide saarte peamised vaatamisväärsused asuvad E10 kiirtee ääres. Peamine põhjus, miks tuhandeid turistid sõidavad Lofootidele, on nende uskumatu ilus loodus. Selliseid vaated ei jäta teid ükskõikseks. Kuigi Norra on üks loodusrikas riik, kus saab näha ainulaadseid maastike vaateid, vaevalt te leiate mujal nii hüpnotiseeriva ja puutumatu looduse ilu nagu Lofootidel. Vaevalt te leiate maailmas kohta, kus saaks jalutada räätseda ja surfata, käia vaalasafaaril ja näha maailma kõige ohtlikumat veekeerist, ronida mäetippu, lõõgastuda rannas ja imetleda virmalisi ning kõike seda võib teha ühes kohas, Lofootidel. Lofootide saared on väike hämmastav saarestik Norra põhjaosas, polaarjoone taga. Seal elab umbes 24 000 inimest. Ta koosneb 7 suure saarest ja paljudest väikestest saartest ja kaljudest. Saared on omavahel ühendatud sildade, veealuste tunnelite ja pardlaeva ületuskohtadega.
Geoloogid ütlevad, et Lofootide saared on maailma vanim mägisüsteem. Nende vanus on ligikaudu 3 miljardit aastat. Nende praegune välimus kujunes välja 10 000 aastat tagasi, kui lõppes viimane jääaeg. Võib-olla just seetõttu on neid ookeanist välja ronivad kaljud, mäekurud ja liustikud vapustavad oma võimsusega. Ja tundub, et olete juba 100 kordi pildidel näinud Lofootide saarte mägesid, aga tegelikult on nad kõik teisiti, kordades lahedamalt. Mõned mäed on rohelised, mõned on hallid kivimäed, mõnes saab näha lund ja kõik need vaated on tõesti imelised. National Geographicu arvamusel Lofootit on 3. kohal maailma kõige ilusamate saarte nimekirjas. Me oleme teiega Svolveris. Svolver on Lofootide pealinn ning põhitegevus on siin tursapüük ja kuivatus. Ja minu taha on hästi näha kuivatusraamid. Hetkel nendel kala ei ole, kuid linna seisab veel korralik lõhn. Turistide jaoks kuivatatud tursalõhn on üsna ebameeldiv, kuid norralased ise nimetavad seda rahalõhnaks. Lofootit mitu sajandit peetakse Norra tursapüügikeskuseks. Tursapüügi hooaeg algab jaanuaris ja kestab märtsini. Sel perioodil tuleb tursk Barentsi merest kudema. Püütud kala roogitakse, pea lõigatakse maha, seotakse sabas teise sobiva kalaga ja riputatakse kuivama. Tänu erilistele kliimatingimustele on siin tekkinud ainulaadne tursakuivatusmeetod, mis on püsinud iidsetest aegadest täiesti muutumatuna. Esmapilgul on see ülimalt lihtne, kuid kvaliteetse kuivatatud tursa valmistamise tehnika on võrreldav konjaki või kallite juustude valmistamise kunstiga. Svolveri peetakse Lofootide pealinnaks. See on saarestiku suurim linn. Svolveri veidi üle 4000 elanikuga linna võib nimetada turismikeskuseks. Seal on palju minihotelle, baare, poode ja ilusaid maju. Norra on üsna ebaühtlane riik. Peaaegu kogu territoorium on kaetud mägedega. Rannikut ääristavad kaunid fjordid ja ranniku lähedal on palju saari. Me aga suundume teiega teiste hämmastavase kohta, Henningsväri kaluri külla. Arvan, et olete palju korda juba näinud tema pilte arvuti taustapiltidel või Instagramis. Henningsväär asub mitmel saarel, mida ühendavad sillad. Turistide seas on see väga populaarne mitte ainult traditsiooniliste puitarhitektuuri ja Skandinaavia looduse karmi ilu tõttu, vaid ka huvitavate lahenduste tõttu, mis muutsid kohaliku elu väga mugavaks. Teie näoliselt olete ületunud, kuid Henningsväri inimesed lihtsalt armastavad jalgpalli. Ja mitte ainult vaadata, vaid ka mängida ise. Henningsväri küla sõna otseses mõttes asub väikeste saarte vahel ning siin on väga kivine maastik. Ja mis te arvate? Ühel saarel leiti õige suurusega üsna tasene ala. See puhastati ja muudeti täiesti taseseks. Peale seda ehitati siia staadion, mis vastab kõigile UEFA nõuetele. Kujutage vaid ette, kivid, kus tasas maapinda praktiliselt polegi ja äkki ehitati siia märgistuse ja muu atribuutikaga staadion, mida ümbritsevad kivid ja võimsad maastikud. Kohale jõudes jalgpalliväljak ei avaldanud mulle üldse muljed. Võib öelda, et tavaline kunstmuru kattega väljak ja lõputu hulk turiste
Väljaku ilu ja unikaalsus saab hinnata vaid ülevalt vaadates. Kõige Instagramset kohta külastasime ja nüüd sõidame edasi Lofootide südamesse. Siia me sattusime juhuslikult, kuid ei kahetsenud. Pikten on väike küla Flagstadi saare kiirteosas Lofootide saarestikus. Alates 1976. aastast on klaasipuhuja meister Asvar Tangrand rajanud siia Põhja-Norra esimese klaasitöökoja, kus ta asus Vikteni kaunist ümbritsevat maastikust inspireeritud kunstiteosed ja puhutud klaasist tooteid looma. Tangrani looming sai kiiresti tuntuks kogu Norras, tänu tema välja töötatud tehnikale ja tema lofotruunile. Lofotruun on sebistatud seine kaunistus, mis kujutab endast kala, paati ja meest. Nüüd on see Lofootide sümbol ja seda võib näha igal pool. Meil vedas ja saime oma silmaga näha klaasipuhuri tööd. Ja klaashütte hoone ise on väga ebatavaline. Selle koha tasub külastada, et meistrid tööd imetleda, kohvi juua, ringi jalutada või soetada endale mõni toode. Ja edasi me sõitsime oma unistuse järgi. Rambergi rand, valge liiv, türkiissinine vesi, rohelised künkad on unistuste pilt, meenutab väga Maldiivi või Bali. Aga ei, vesi on pagana külm. Siin julgevad ujuda ainult üksikud inimesed. Vee temperatuuri tõusis siin üle 12 kraadi, aga see ei takista inimestel siia tulla. Keegi lihtsalt jalutab mööda randa ja imetleb Lofootide kõige suurima rannavaateid, aga keegi nagu meie tuli ennast surfamises proovima. Kogenud surfarid valivad Unstadi randa, kuid algajatele Ramberg on lihtsalt ideaalne. Esiteks on see tohutu suur, siin on liivane põhi ja siin pole üldse kive. Ning siin on alati olemas tuul ja laine. Siin on olemas ka surfikool, kus instruktor näitab ja räägib sulle kõige surfamisest ning on toeks sulle vees, kui proovid lauaga surfata. Surfikool maksab 100 eurot ja sisaldab 3 tundi treeningut, kalipsot ja selleks vajalikku varustust. Külma ei tasu karta. Kalipsos on soe ja peale surfamist saab münti visata ja kuuma duši alla ennast soojendada. Ramberg on väga populaarne koht turistide seas, kes tulevad siia Haagi suvilatega, püstitavad telke või rendivad tuba või maja, kuid toa saamiseks tuleb see ette broneerida. Näiteks meie broneerisime 2 kuud ette ja kõik kohad olid juba hõivatud. Samuti siin on olemas kohvik, dušid, köök ja kõik vajalik telgijatele. Seda kohta saab külastada igal aastaajal ja see meeldib teile kindlasti. Nende kohtade ilu kirjeldamiseks on väga raske sõnu leida. Ühte võin öelda, ma kindlasti tulen siia tagasi. Reine Kaluriküla peetakse kogu Norra kauneimaks külaks. Küla pilte kasutati korduvalt turismibrošüüride ja teadmikute kaantel. Väike küla, mis asub fjordi ümber mägede all. Vastu ranniku kaljusid paiskuv meri, vaiadel kirevad kalurimajad, maalilised päiksetõusud ja loojangud meelitavad igal aastal tuhandeid külastajaid. Küla on väga väike ja turiste on siin palju. Ausalt öeldes Lofootid on olemas ka teisi sama ilusaid kohti ja mulle tundus, et see koht on liiga reklaamitud. Ainus põhjus, miks siia tasub tulla, selleks, et ronida mööda kuulsat rada mägedesse, kus tavaneb kaunis vaade ja kus tehakse kõige populaarsemad pildid.
Jõudsime Lofootide saarde lõppu, O-külla. See küla on Lofootidel viimane, siin lõpeb maantee E10. Seetõttu nimetati seda norra keele tähestiku viimase tähena. O-külla lähiümbruse maastikud meenutavad tõesti maailma lõppu. Lained murduvad karmidel kaljudel ning kaugelt paistavad Vairoi ja Rosti saared, kuid neile pääseb vaid praamiga või helikopteriga. Kusagil O ja Vairoi vahel on hämmastav loodusnähtus, veekeeris. Veel 16. sajandil kirjeldati keerist kui hiiglaslikku lehtrit, mis ulatub 5 kilomeetri kaugusele ja tõmbab kõik endasse. Keerist mainitakse sageli maailma kirjanduses, näiteks Edgar Poe teoses Laskumine Maelströmmi või Jules Verne'i romaanis 20 000 liööd vee all. Vågeni kirik on Põhja-Norra suurim kirik. Seda ehitati 1898. aastal ja see on juba 6. kirik, mis on selle kohale ehitatud 9. sajandi jooksul. Levib legend, et 19. sajandi lõpus kavatseti ehitada kirik teise kohta, kuid sealt pidevalt kadusid ehitusmaterjalid ja teadmata viisil on viidud just siia. Kiriku lähedal asub kivi nimega Trollikivi. On olemas legend, et kiriku ehitusega rahul olematud trollid loopisid kividega ehitajaid. Ja niimoodi on säilinud üks kivi, kus on näha trollide sõrmede jäljed. Kabelivõgi akvaarium avati 1989. aastal ja viimastel aastatel on seda külastanud üle 50 000 turisti aastas. See pole lihtsalt akvaarium, tegelikult on see tükk ookeanist, mis on jagatud 23 osaks. Mõned akvaariumid ei ole kõrgemad kui meeter, mõni on terve seina kõrgune. Üleminekud ja saalid on hämarad ning veepind on oskuslikult valgustatud, mis võimaldab näha sügavust ja vaadata erinevaid kalad. Eksponaate ja kaladega akvaariume pole väga palju, aga siin on mida vaadata ja meeldib ka lastele. Avatud alal elavad saarmad ja hüljed. Teatud ajal saab jälgida, kuidas neid toidetakse. Meile väga meeldis, milliseid trikki teevad neid nunnud selleks, et oma majestust kätte saada. Iseenesest see koht, kus akvaarium asub, on suurepärane. Kui te sõidate Lofootidele, siis igal pool võib näha traditsioonilisi punaseid maju. Neid kutsutakse roorbuks. See on üks Lofootide sümbol. Roorbu ilmus 12. sajandi alguses. Siis olid nad mõeldud kaluritele, kes püügihooajal nendes elasid. Majad ehitati vaiadele, mis olid osaliselt vees. Tavaliselt koosnes selline maja 2 toast, sahver ja elutuba voodidega. Sahvris hoiti toitu ja kala püügivarustust, elutoos elasid kalurid ise.
enamus rorbudes olid punased, kuna just see värv oli kõige soodsam. Näha saab nii vanu kui ka täiesti uusi maju. Erksevärvilised väikesed majad näevad välja nii ebatavalised ja fotogeenilised, et meelitavad turiste üle kogu maailma. Meil ei olnud plaanis, aga ka meie veetsime ühe öö sellises majas. Seal on mitu tuba sees ja võrratu vaade merele. Maja on nii hubane, et see oli kõige lahedam koht, kus me ööbisime. Kuid ma hoiatan teid, ühe öö hind on päris kõrge. Tänu golfi hoovusele Lofotide kliima on palju soojem ja pehmem kui mujal maailmas, samas laiuskraadil. Seda on raske uskuda, kuid jaanuar ja veebruar on siin kõige külmemad. Keskmine temperatuur on vaid -1. Ilm Lofotidel on väga muutlik. Võib öelda, et sellel reisil meil vedas ilmaga ja paduvihma sadas vaid korra, kuid ilm muutus tõesti pidavalt. See on meie viimane õhtu Lofotide saartel ja me otsustasime seda veeta väga romantiliselt. Sõitsime fjordi kaldale, et nautida päikeseloojangut. Kuid kui te teate, me asume polaarjoone taga ja hetkel Lofotidel on polaarpäev ning isegi öösel on väga valge. Kui te küsite, milline Norra osa mulle meeldis rohkem, kas eelmine reis või see, võin julgelt öelda, et olen armunud Lofotidesse. Lofotid on üks meeldejäävam, uskumatu ilus ja atmosfäärne koht, kuhu ma tahan uuesti tulla. Loodan, et neid vaated avaldasid teile muljed ja te saate ka ise kunagi siia tulla. Kui teile meeldis meie video, oleme tänulikud, kui te panete meile like, liituge meie YouTube kanaliga, jagage muljed ja reisige meiega.